Tähelepanelik kodustiili vaataja kindlasti on kuulnud sellist sõnapaari nagu Malmerk Glaasium. Kes aga ei ole, siis nüüd valgustame teid, et millega Malmerk Glaasium siis igapäevaselt tegeleb? Malmerk Glaasiumis me toodame ja paigandame raamidega ja raamideta terrassiklaase, talvaedu, varikatuseid, rõdupiirdeid ja kõik muud, mida veel enda terrassile ja rõdule klaasist rajada saab. Jah, täpselt nii see on ja ka tegelikult on ju, miks ma sind saatesse kutsusin, on see, et neid ju süsteem tuleb ka vahepeal hooldada. Ja sellepärast kutsusingi, et saada tatku targemaks, et siin praegu hooldusmees teeb usinast tööd, et esiteks, kui tihti ja miks neid tuleb hooldada? Just nimelt, et kuigi meie süsteemid on praktiliselt hooldusvabad, siis loomulik nähtus on see, et kõik, mis liigub, see ka paratamatult kulub ja vajab reguleerimist. Ja meie soovitus ongi tegelikult teostada ennetavat hooldust mitte vähem kui kord 2 aasta jooksul, et vältida suuremaid probleeme, mille lahendamine lõppkokkuvõttes on väga ajakulukas, rahakulukas ja vahel isegi ka võimatu. Et meie kogemus kahjuks ongi seda näidanud, et meie poole pöördutakse viimases hädas, kui enam klaasid ei avane ja sellisel juhul me tahamegi südamele panna kõikidele, et pöörata just õigel ajal tähelepanu erinevate süsteemide hooldusele. Mis siis hoolduskäigu juures ära tehakse? Mida siin näiteks konkreetsemalt tehakse? Hoolduse käigus siis meie tehnik kontrollib üle kõik liikuvad osad ja statsionaarsed osad, vajadusel vahetab komponendid, tihendid ja seda kõike siis selleks, et terrassil viibimine oleks võimalikult ohutu ja mugav. Hetkel ma saan aru, et siin lükanud klaasid, et liiguvad ja siis või tõesti, et midagi on vaja hooldada, võib-olla määrida, midagi välja vahetada. Aga kui mul on nüüd klaasist rõduääred, need ju kuskil ma neid ei lükka, miks ja mille pärast tuleb neid hooldada? No nende puhul on ka oluline siis vaadata ja jälgida, et kui nad hakkavad kuskilt logisema või näete, et klaas on katki, et siis kindlasti meie poole pöörduda, et hooldust teha. Ja korteriühistute puhul soovitame kindlasti meie käest küsida tervikpakkumist, et kõik rõdud korraga hooldada, sest siis tuleb iga rõdu hoolduse hind nii-öelda soodsam. Hoolduse osas siis ühendust võtta otse e-maili teel hooldus@malmerk.ee või siis telefonil. Ja siis tuleb ka selline osavate kättega mees ja paneb teie terrassiklaasid uuesti liikuma. Aga lähme nüüd alguse juurde natuke tagasi, et te pakute erinevaid, ongi need terrassiklaasid, rõduklaasid, talveaiad. Miks ma üldse peaksin oma rõdu kinni panema klaasi taha? No peamine eelis rõdu või terrassi klaasimisel ongi see, et kui juhtub vihma sadama või tuul puhuma, siis paneme klaasid kinni, kui jällegi päike välja tuleb meie Eesti heitlikus kliimas, siis saame klaasid lahti teha. Samuti annab see juurde ka lisaruumi ja toob kevade lähemale, pikendab suve. See on väga hea tähelepanek tõepoolest, et kui sul ikkagi on see kevadine päike jääb, siis tuleb sinna ilusti sisse, klaas hoiab seda soojust kinni, et mul enda tuttavatel on ka vist, kui ma ei eksi, minu siis ongi Malmerk Glaasiumi rõduklaasid pandud ja tõepoolest, et nad saavad elutoa uksed lahti teha ja see rõdu osa tegelikult pikendab isegi seda elutuba. Et kui see klaas ei oleks, siis oleks see võimatust, et muidu ta puhuks kohe selline kevadine või siis sügisene külm tuul puhuks kohe tuppa ja seal ei kannataks olla. Ja veel üks suur pluss enda rõdu või terrassi klaasimise juures on see, et see loob turvalise keskkonna lemmikloomadele ja lastele. Et koerad, kassid ei saaks kuskile plehku panna, lapsed midagi üle rõdu ääre visata. Et tegelikult vahet ei olegi, mis klaasist konstruktsioon teil terrassil või rõdul on see varikatus, talve, piire, terrassi klaas kuskilt mujalt. Ehk siis mitte teie, kes tellitud, kuskilt mujalt tellitud, teil vahet ei ole? Jaa. Julgelt tulete hooldusega appi, mis see meiliaadress nüüd oli uuesti kordama? hooldus@malmerk.ee. Ja kirjutage sinna julgelt, pannakse teie siinid uuesti liikuma, nagu siin pererahvas on, ma arvan kindlasti mõne hetke pärast palju õnnelikum, kui enne oli. Ja visake veebilehele ka pilk peale malmerkglaasium.ee.